Tere, mina olen Hanna ja täna oleme me juba oma 23. osa juures. Ja räägime sellest, et kus ma saan Jumala häält kuulata. Tänane kirjakoht on Matteuse evangeeliumist 6. peatükist ja salmid 5-6. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ma mäletan, et kui ma väikse lapsena seda kirjakohta lugesin, siis ma mõtlesin, et see kõneleb sellest, et mu vanemad võiksid kuidagi eraldada mulle oma toa. Kuidas ma üldse saaksingi palvetada, kui mul pole oma kambrit, rääkimata uksest, mida kinni panna? Oma tuba ma ei saanudki, aga avastasin erinevaid teisi kohti. Näiteks sai ennast vetsu kinni panna, et palvetada, või siis hoopiski lihtsalt minna ära lastekarjast. 2 nooremat õde ja 2 nooremat venda on väga lärmakad. Hoopis õue minna või puu otsa ronida, et palvetada. Ja tegelikult on palvetamine alles esimene samm Jumalaga suhtlemises. Tihtipeale me palvetame oma palved ära ja lõpetame suhtlemise Jumalaga ära, sest kõik on ju öeldud. Aga kui tihti võtame me aega, et kuulata, mida Jumal öelda tahab? Kui tihti keskendume me vestluspartnerile, kelle ette me just kogu oma elu välja valasime? Kindlasti on sul ka mõni sõber, kes on suur jutupaunik, aga kes kuulamises pole nii hea. Sellised sõbrad on pikas perspektiivis väsitavad. Jumal õnneks meist ei väsi, isegi kui me unustame teda kuulata. Aga me ise oma inimlikust uudishimust ju tahame ka, et Jumal meiega räägiks. Ja kuidas saab keegi rääkida, kui ei ole kuulajat? Tänane väljakutse on see, et otsi koht, kus sa saad vaikuses palvetada ja kuulata, mida Jumal sulle räägib. Kui sa käid igapäevaselt tööl, siis otsi omale tööl mõni koht, kus sa saaksid vaikselt Jumala häält kuulata. Või leia kodus üks koht, mille võtad spetsiaalselt selle jaoks, et palvetada ja Jumalat kuulata. Või kui sul ei ole kodus sobivat kohta, leia see koht mõnes kohas looduses, mõni spetsiaalne rahulik koht, kus saad keskenduda Jumala kuulamisele. Ja tänane palve, kallis Jumal, ma palun, et mina räägiksin vähem ja oskaksin rohkem sind kuulata. Ma võtangi nüüd aega, et seda tasapisi harjutada. Aamen. Ja siin lõpus on nüüd natuke vaikust. Proovi kuulata Jumalat. Pane oma muud mõtted pausile. Kui seda on raske teha, siis tee lühike palve, et Jumal aitaks seda teha. Kuula, mida Jumal sulle öelda tahab ja tee sellest traditsioon, et sa võtad aega Jumala kuulamiseks.